Teine peatükk. Sõõriku majandus ja kliimamuutus. Esimene alapeatükk. Kuidas on omavahel seotud sõõriku majandus ja kliimamuutus? Sageli kõhtluseta eeldatakse, et kasv peab senises tempos jätkuma mingisuguste piiranguteta. Majandusantropoloogi Jason Hickeli sõnul on üldlevinud uskumus, et SKT peab alati kasvama, hoolimata riigi jõukuse tasemest. Ta võrdleb seda absurdi uue definitsiooniga ja tuletab meelde, et looduses toimub nii kiire, kontrollimatu ja piiramatu kasv ainult vähirakkudega, mis paljunevad lihtsalt paljunemise pärast ja millel on surmavad tagajärjed kõikidele kehasüsteemidele. On keeruline leida illustratiivsemat ja samal ajal hirmutavat võrdlust. Lucy Jones läheb isegi kaugemale, ta tuletab meile meelde, et põletik kui inimkeha kiire reaktsioon suhteliselt lühiajalisele kahjustavale tegurile on loomulik ja tervendav mehhanism. Puhtalt kahjulikust põletikust saame rääkida siis, kui see muutub krooniliseks vastuseks pikaajalistele ja kumulatiivsetele kahjustustele. Miks me pole olnud võimelised selle probleemiga õigeaegselt toime tulema? Paljud viitavad meie lühiajalisele mõtlemisele. Ökoloogilist aega iseloomustav pikk kestus vastandub poliitilise arengu lühiajalisusele, rääkimata kommertsaja hetkelisest iseloomust, ütleb Taibo. Ameerika Haudesanoonee hõim on tuntud selle poolest, et enne iga otsuse tegemist esitavad nad endale küsimuse. Kuidas mõjutab see, mida me praegu teeme, järgnevad 7 põllukonda? Kahjuks me ei ela taolises sotsiaalselt ja keskkondlikult vastutundlikus ühiskonnas. Iroonilisel kombel kasutavad palju ettevõtted tänapäeval antud mõisteid oma brändi maine parandamiseks, näiteks rohepesu, vaid pigem vastupidi, elame lühinägelikus plutokraatias. On möödunud palju aastaid hetkest, mil keskkonnakaitsealased probleemid ei olnud enam ainult keskkonnakaitsjate valdkonnaks, vaid hakkasid hõlmama ka majanduslikke tahke. Selle näitlikustamiseks võib võtta jätkusuutliku arengu interdistsiplinaarse kontseptsiooni, mida kajastati esmakordselt 1980-ndatel. See põhineb kolmikvalemil, mida sageli illustreerib kolmnurk, mis koondab samal tasemel majanduslikke, ökoloogilisi ja sotsiaalseid küsimusi. Antud kontseptsioon võimaldas algatada laialdasi uurimusi ning otsida konkreetseid lahendusi Rio de Janeiro 1992. aasta konverentsil ja seejärel maa tippkohtumisel tõstatatud probleemidele. Neis kõige tähelepanuväärsemad on kaupade jaotumise erinevused sotsiaalsete rühmade ja riikide vahel, bioloogilise mitmekesisuse vähenemine, põllumajanduslike alade kahanemine, mageveevarude vähenemine, meretaseme tõus ja selle suurenev reostus. Vaatamata nendele esimestele sammudele keskkonnaprobleemide integreerimisel sotsiaalsetesse ja majanduslike aruteludesse on hakatud tõdema, et väljend jätkusuutlik areng on korraga pleonasm definitsiooni poolest ja oksümoroon oma sisu poolest. Pleonasmiga on tegemist selle tõttu, et areng tähendab ise kulgevat arengut ja oksümoroon, sest areng ei ole tegelikkuses ei jätkusuutlik ega ka ise kulgev. Hakkame nägema energia materiaalsete ressursside ammendumist ning kliimamuutuse ja bioloogilise mitmekesisuse vähenemise esimesi tagajärgi. Kapitalismi tootmis- ja tarbimisspiraali säilitamine taolises olukorras ainult kiirendab süsteemset kriisi, kuid sügavas kriisis pole mitte ainult biosfäär, vaid ka globaalne kapitalism, mis on juba saavutamas oma piire. Käesolevas osas vaatame esmalt üle kahjuks siiani laialdaselt tunnustamata eriolukorra tausta aastate. Seejärel teeme ülevaate hetkeseisust, kuhu on meid tootmis- ja tarbimismudelid viimastel aastakümnetel toonud. Lõpetuseks mõtiskleme võimaliku tulevikukursi üle sõõriku majanduse perspektiivist. Teine alapeatükk, kus me oleme, antropotseen. Praeguseks on tsivilisatsioon ületamas mitmeid kriitilisi planeedi piire ja seisab silmitsi bioloogilise lagunemise kriisiga, mis hõlmab ohtlikke kliimamuutusi, ookeanide hapestumist, metsade hävimist ja bioloogilise mitmekesisuse kokkuvarisemist. Oleme möödumas tagasipöördepunktist, mis seab ohtu need tingimused, mis tagavad inimeste ja teiste liikide elu maal. Käesolev kriis ei ole otseselt tingitud inimestest, vaid pigem majandussüsteemist, mis on rajatud igavesele laienemisele ning mis teenib väikse ja kõige jõukama grupi huve.
Nagu antropoloog, insener, professor ja keskkonnaaktivist Jaio Herrero ütles, eksijärelduse paljastamine pideva kasvu võimalikkusest piiratud planeedi tingimustes on olnud keskkonnakaitse keskmes aastakümneid. Serge Latouche viitab, et majandusliku kasvu füüsiliste piirangute mõiste ulatub 18. sajandisse, kui sellele viitas Malthus. Teadusliku baasi aga omandas see siit Carnot termodünaamika teise seadusega. Miks? Energia muutumist selle erinevates vormides ehk soojus, liikumine ja nii edasi ei ole võimalik täielikult tagasi pöörata ning tegemist on entroopia fenomeniga. Tööstuse laienemise ja planeedi biofüüsiliste piirangute omavaheline vastandumine seadis kahtluse alla universaalse lõputu kasvu mudeli. Antud konflikt on tänapäeval teravnenud, eriti 20. sajandi teises pooles. Seda ajastut tuntakse tänapäeval antropotseeni nime all. Mida see aga tähendab? Antropotseen on 1990-ndatel kasutusele võetud kontseptsioon, millega sooviti viia tähelepanu inimtegevuse suurele ja kasvavale mõjule biosfääris. Rahvusvaheline geoloogiateaduste liit pakkus välja antropotseeni kui inimkonna võimekuse näitaja planeedi ümberkorraldamiseks geomorfoloogilises mõttes. Seda faasi mõistetakse uue ajastuna, mis asendab holotseeni, praegust maa geoloogilise ajalooperioodi, mis algas 11 700 aastat tagasi. Antud mõiste loomist on omistatud Ameerika bioloogile Eugene Stormerile ning selle populariseerimist Hollandi Nobeli preemia laureaadile Paul Crutzenile. Mõlemad teadlased tõestasid, et need tasakaalu muutused, mida maakera hetkel kogeb, on tõepoolest põhjustatud inimtegevusest. Nad määratlesid antud ajastu sümboolseks alguseks aasta 1784, kui britt James Watt leiutas auromootori ning pani alguse tööstusrevolutsioonile ja fossiilkütuse liigkasutamisele. Oma lühikese ajaloo jooksul on seda mõistet juba kasutatud sadades artiklites teadlaste poolt üle kogu maailma. Bioloogiadoktor Fernando Valladares kinnitab, teadusandmete reaalsus näitab, et juba mitu aastakümmet oleme olnud täiesti uue geoloogilise ajastu antropotseeni peategelased. Seda funktsionaalselt ja stratigraafiliselt holotseenist erinevat ajastut iseloomustab inimtegevuse jäljend planeedil, mille tulemus ei ole mitte ainult kiirenev kliimamuutus, vaid terve rida ulatuslikke keskkonnamuutusi. Oleme muutnud kõiki peamise biokeemilisi tsükleid, alustades veest ja lõpetades lämmastiku ja fosforiga. Meie plastikkillud risustavad kõigi maailma randade liiva ja nad kuhjuvad moodustades hiiglaslikke ujuvaid saari ookeanides. Oleme vastutavad enam kui kolmandiku planeedi maavärinate eest. Oleme mõjutanud maa pöörlemistälje kaldanurka. Oleme juba planeedi peamine geomorfoloogiline mõjur, liigutades rohkem pinnast ja setteid kui ükski looduslik protsess. Tere tulemast antropotseeni! Arvestades põhjapoolkera elanikkonna mõju planeedile on välja pakutud ja mitte ilma põhjuseta asendada antropose ehk üldiselt inimolendi etümoloogiat teiste nimetustega nagu oksidentalotseen. Alternatiivselt on välja pakutud kapitalotseen, mis otseselt viitab meie majandussüsteemile kriisi peamisele põhjustajale. Selle termini mõtlesid välja Ameerika sotsioloog ja keskkonnaaajaloolane Jason Moore ning Rootsi kirjanik ja inimökoloogia professor Andreas Malm. Kuid see ei tähenda ainult uut majanduslikku tükki geoloogilises mosaiigis, vaid osutab turumajandusele kui ekspluateerimise süsteemile, kapitali, võimu ja taastootmise globaalsele ja mitmetahulisele ökoloogiale. Parik nimetab konkreetse süüdlase viidates kasvutseenile, samal ajal Venezuela uurimise tegevusrühm La Tanta Las Canta pakkus looduse ja sotsiaalteaduse konvergeerumispunktina isegi välja patriarotseen, mõiste, et viidata ökofeministlikust perspektiivist, et looduse domineerimine, ekspluateerimine ning naiste ärakasutamine on tegelikult sama mündi kaks külge. Bioloog ja filosoof Dana Haraway pakkus välja Cthulhu-tseeni, mis on uueks utoopiaks liikide vahelisest liidust, mille eesmärk on ühendada jõud ja ehitada üles varjupaigad kindlustamaks bioloogilist, kultuurilist, poliitilist ja tehnoloogilist taastumist ja ümberkujundamist, mis peab hõlmama ka leina pöördumatute kaotuste pärast. Sõna loomisel võttis Haraway aluseks kreekakeelse sõna kton, mis tähendab maa.
Pöördudes tagasi antropotseeni ajastu juurde, siis mitmed teadlased on asetanud suure kiirenduse perioodi algust 1950. aastate paiku, mida iseloomustab kõrge süsinikusisalduse tase, mis on tõusnud üle 400 miljondik osa. See on tunduvalt kõrgem kui 350 osa miljoni kohta, mida peetakse maapealse elu jaoks ohutuks. Sellest ajast alates on bioloogilise mitmekesisuse vähenemine, keskkonnareostus ja kliimamuutused ning loodusvarade kadu samaaegselt kiirenenud. Teadlased ja erinevad institutsioonid seostavad seda asjaolu meie majandustegevuse ja kasvuga. Arvestades asjaolu, et kasv kahjustab loodust ja süvendab sotsiaalset ebavõrdsust, siis on täiesti loomulik, et appi tuleb teine ja uus lähenemine, näiteks sõõrik. Kate Raworthi tsitaat. Meil on olemas majandus, mis peab kasvama, olenemata sellest, kas see teeb meid õnnelikuks või mitte. Meil on vaja majandust, mis paneb meid õitsema, olenemata sellest, kas see kasvab või mitte. 3. alapeatükk. Miks on tegemist kliimahädaolukorraga, mitte kliimamuutustega? Nagu Emerito Polo meenutab, ilmus esimene Rooma klubi aruanne 1972. aastal. Sellele järgnenud dokumendid kulmineerusid 30 aastat hiljem ilmunud Rooma klubi raportiga, andes sellega häirekella. Raporti autorite sõnul on inimese sotsiaalmajanduslik süsteem selle praegusel kujul juhtimatu, on oma piire ületanud ja on kokkuvarisemise äärel. Tegelikult on alates 2006. aastast globaalse nafta kaevandamise võimsus stagneerunud ja võimalik, et 2015. aastal oleme saavutanud kuulsa nafta tipptaseme ehk kõikide kütuste kaevandamise tipu. Kõige optimistlikumate uuringute kohaselt juhtub see 2024. aastal. Seda nähtust tuntakse ka Huberti kõverana. See on nimetatud teadlase järgi, kes aastakümneid tagasi võttis kasutusele termini nafta tipp. Samal ajal ei ole tegemist ainsa piiriga, mille oleme juba ületanud. Nagu bioloog Pablo Severin tuletab meelde, on maakeral 51 miljonit hektarit, kuid 12 miljonit neist on inimtegevuseks sobivad. Jagades selle tänapäeva maailma rahvaarvuga, saame tulemuseks umbes 1,8 hektarit inimese kohta. Seejuures peame arvestama suurt nõudlust energia tooraine järele ning pindala, mis on vajalik erinevate tootmis- ja tarbimisprotsessi käigus tekkivate jäätmete kõrvaldamiseks, pluss elatustaseme säilitamiseks vajaliku taristu mõju, mille poolest on arenenud riigid tänapäeval juhtivad. On arvutatud, et iga inimene tarbib sellest bioproduktiivsest ruumist keskmiselt 2,2 hektarit. Siinkohal tuleb arvestada, et antud arvutused eeldavad, et maakera rahvaarv püsib samal tasemel, seega elama juba laenatud ajast. Pealegi ei ole keskmine jalajälg kõige täpsem või õiglasem mõõdik, sest see peidab endas väga muret tekitavaid erinevusi. Näiteks USA kodanik tarbib 9,6 hektarit, kanadalane 7,2, eurooplane 4,5, prantslane 5,26, itaallane 3,8. Kui kõigil oleks sama elustiil nagu prantslastel, vajaksime sellise inimese ülalpidamiseks 3 planeeti, samas kui ameeriklase puhul oleks vaja 6. Lühidalt öeldes on muldade, mineraalide, fossiilkütuste varud piiratud ning planeedi bioregeneratsiooni võime on tänapäeva inimtegevuse mõjude taustal äärmiselt madal. Selle tulemusena on meie majanduslik hüperkasv jõudmas planeedi piiratud ressursside piirideni. Juba 2006. aastal teatas Maailma Looduse Fond, et maakera biosfääri taastootmisvõime ei suuda enam rahuldada kasvavat nõudlust. Inimesed muudavad ressursse jäätmeteks kiiremini, kui loodus suudab jäätmed uuesti ressurssideks muuta. Uuemas Maailma Looduse Fondi raportis rõhutatakse ka seda, et teadlased on juba pikka aega hoiatanud, et oleme kogemas enneolematut bioloogilise mitmekesisuse vähenemist. Seda nähtust nimetatakse 6. massiliseks väljasuremiseks, mis on esimene dinosauruste väljasuremisest alates. Seda seetõttu, et liikide väljasuremise määr viimase sajandi jooksul on olnud loomulikust määrast 100 korda suurem. Lisaks bioloogilise mitmekesisuse probleemile
on oodata ka temperatuuri tõusu kuni 5 kraadi võrra sajandi lõpuks. See muudaks meie teadaoleva ühiskonna toimimise võimatuks ja tähendaks põhiressursside, sealhulgas joogivee, mida 2020. aastal hakati börsile viima ja toidupuudust. Meie ja viimase jääaja vahel on 5 kraadi, aja, mil märkimisväärne osa meie kontinendist kattis tohutu jääkilp. Seetõttu pole raske ette kujutada, et meie maailm näeb lähikümnenditel välja hoopis teistsugune. Pablo Severin hiljuti tõi välja 4 fakti, mille üle ei tohiks vaielda. Esimeseks, meie ühiskondade füüsiline kasv peatub lähitulevikus. Teiseks, oleme pöördumatult muutnud kogu planeedisüsteemi. Kolmandaks, oleme sisenemas väga ebastabiilsesse tulevikku, kus kriisid on muutunud normiks. Neljandaks, meid võivad tabada võimalikud globaalsed süsteemsed kokkuvarisemised. Kõigil ülaltoodud põhjustel elame kliimahädaolukorras, kuid meie ühised tegevused ei peegelda seda veel vähimalgi määral. Me ei käitu veel nii, nagu seisaksime tõesti silmitsi kiireloomulise, potentsiaalselt eluohtliku hädaolukorraga. Kui tõsine on olukord? Maailma ühe tuntuima keskkonnasuhtleja Sir David Attenborough sõnul. See võib kõlada hirmutavalt, kuid teaduslikud tõendid näitavad, et kui me ei ole järgmise kümnendi jooksul dramaatilisi meetmeid kasutusele võtnud, võime silmitsi seista pöördumatu kahjuga loodusele ja meie ühiskondade kokkuvarisemisega. Vastates põhilisele küsimusele, mida me oleme teinud, vastab Kanada kirjanik Naomi Klein avameelselt, et me pole teinud absoluutselt mitte midagi, et vältida kriisi, milles me hetkel oleme, sest me ei suuda võidelda visceraalse kapitalismiga ja selle vajadusega kasvada või surra. 4. alapeatükk. Sotsiaalmajanduse roll. Hermanda Lee tsitaat. Majandus on biosfääri osa, mitte iseseisev süsteem. Fredrik Jami viitab, et piiramatu kasv ja kliimamuutusega kaasnevate ohtude ajastul on lihtsam ette kujutada maailma lõppu kui kehtiva maailmakorra muutumist. Kuigi leidub liikumisi, mis taotlevad sotsiaalökoloogilist ümberkujundamist, on väljakutsete lahendamisel tehnoloogilisele innovatsioonile ja globaalsetele turgudele toetumine ohtlik illusioon. Paradigma muutuse toetajad väidavad, et tööstusriikidel on vaja leida uusi viise oma pidevast majandusliku laienemisest loobumiseks. Praegusel kriisiajastul seisame silmitsi tungiva vajadusega muuta oma juhtimise viisi ja ilmselgelt on vaja muuta ka senist majanduse käsitlust. Sotsiaalmajandus, mis on ajalooliselt olnud tagaplaanil, peab näitama, et on võimeline olema muutuste vektoriks. Seda enam, et Polanyi on viidanud, et turumajandus on end ühiskonnast eraldanud, muutudes iseseisvaks ja isegi kahjulikuks. Ka kliimamuutus peab tõstma antud sektori toimijate aktiivsust. Nagu eelnevalt viidatud, on majanduse mõiste tuletatud kreekakeelsest terminist oikonomos, mis tähendab majapidamise haldamist. Kuid millal see juhtus ja ennekõike, kuidas me leiutasime autonoomse süsteemi, mida nimetatakse majanduseks? Antropoloog Timothy Mitchi sõnul üllatavalt mitte kaua aega tagasi. Enne 1940. aastat viitas majandus peamiselt säästmisele. Isegi tänapäeva kreeka keeles on sõnal majandusteadus jätkuvalt 2 tähendust, süsteem ning säästude haldamine. Vastupidiselt levinud ettekujutustele ei ole sotsiaalmajandus uus mõiste. Selle päritolu ulatub 19. sajandi lõppu. Esmane huvi taolise sotsiaalmajandusliku korra vastu tekkis 19. või 20. sajandi alguses, eelkõige sõdade vahelisel perioodil. Juba sellel ajal nähti, et turumajandus ei ole iseseisvalt võimeline rahuldama kõikide ühiskonnaliikmete vajadusi. Ka tolleaegsed riiklikud institutsioonid ei olnud võimelised või siis ei tahtnud vastama ühiskondlikele ootustele. Sellest tulenevalt hakati rõhutama vajadust sellise korralduse järele, mis pöörab rohkem tähelepanu inimese vajadustele ilma kasumi ja lühiajaliste poliitiliste huvide teenimiseta. Tänapäeval seisame silmitsi nii nimetatud sotsiaalmajanduse teise lainega, sest kriitika nii era- kui ka avaliku sektori vastu ei ole vähenenud, nagu ka inimvajadused.
Seega on kolmandal sektoril võimalus muutuda praegusega võrreldes veelgi olulisemaks, eriti kui arvestada sõõriku majanduse postulaate, millega on neil palju ühist. Taolise kriitilise protsessi üks peamisi mõjusid on olnud üldise huvi märkimisväärne kasv alternatiivsete majandusmudelite vastu. Lisaks sõõriku majandusele on esile kerkinud ka Christian Felberi üleüldise heaolumajandus, Luigino Bruni ja Stefano Samagni kodanikumajandus ning muud sotsiaalmajanduse vormid. Pole mingi kokkusattumus, et Elinor Ostrom pälvis Nobeli majanduspreemia 2009. aastal oma töö eest valitsemise valdkonnas, kus ta rõhutab institutsioonide ja ühistegevuse protsesside olulist rolli selle tõhususe ja jätkusuutlikkuse kujundamisel. Samamoodi võitis Muhamed Yunus 2006. aastal Nobeli rahupreemia õiglasema majanduse uurimise eest. Tema keskendus mikrokrediidi teoreetilise ja praktilise arendamisele ning selle rakendamisele maailma eri piirkondades. Sotsiaalmajanduse mõiste on üsna lai. See ühendab sotsiaalsed ja majanduslikud eesmärgid, kuid oma DNA-s kannab see alati ühiskondlikku korraldust, mis teenib inimesi ega ole suunatud nende vastu. Sotsiaalmajandus rõhutab eetika ülemuslikkust, millest tulenevalt on selle põhiprintsiibiks inimeste hüvanguks tegutsemine. Sotsiaalmajandus tegeleb ühiskonnale kuuluva kogu rahvatulu jaotamise põhimõtete seaduspärasustega ning käsitleb majandusnähtusi nii sotsiaalsesse ja individuaalsesse heaolusse kaasaaitamise kui ka juhtimise tõhususe seisukohast. Euroopa tasandil toob Euroopa Sotsiaalmajanduse Organisatsioon välja järgnevad sotsiaalmajanduse põhimõtted, nagu need on kirjeldatud 2002. aasta sotsiaalmajanduse põhimõtete hartas. Nendeks on individuaalse ja sotsiaalse ülemuslikkus kapitali ees, vabatahtlik ja avatud osalemine, demokraatlik kontroll, liikmete huvide ja üldiste huvide koosmõju, solidaarsuse ja vastutuse põhimõtete kaitsmine ja rakendamine, juhtimise autonoomia ja sõltumatus riigiasutustest, ülejäägi suurema osa suunamine säästva arengu, teenuste parandamise ja üldiste huvide edendamise eesmärkide saavutamiseks. Miks sotsiaalmajandus on ja peaks olema ökoloogilise ülemineku ja sõõriku majanduse oluline lüli? Vastavalt Salustovitši analüüsile on sotsiaalmajandusel 4 põhifunktsiooni. Esimene, uute töökohtade loomine, eelkõige sotsiaalse tõrjutuse ohus olevatele inimestele, kutsenõustamise ja koolituse, praktika ja muu selliste teenuste pakkumine ning kõige ebasoodsamas olukorras olevate inimeste tööturule sisenemise hõlbustamine. Teiseks, leevendada pingeid, mis on tekkinud ühelt poolt turu ja teiselt poolt heaoluriigi vahele, keskendudes sotsiaalteenuste osutamisele üksikisikutele ja kohalikele kogukondadele, eriti seal, kus riik ega turg ei suuda seda teha. Kolmas, sotsiaalse kapitali mobiliseerimine ja mitmekordistamine ning viimaseks, osalusmehhanismide ja demokraatliku juhtimise kasutamine eelkõige ühistutes, mis on omamoodi demokraatia kooliks. Raamat E-Growth in Movements toob välja, et töötamine inimeste vajaduste rahuldamiseks, mitte kasumi maksimeerimiseks, on kooskõlas sotsiaal- ja solidaarsusmajanduse põhiideega, koostöö konkurentsi asemel ning heaolu kasumi asemel. Täpsemalt järgmises sotsiaal- või solidaarmajanduse omadused võimaldavad sellel mängida niivõrd olulist rolli. Omavalitsuse süsteemid ja demokraatlikult tehtud otsused, suurenenud sise- ja väliskoostöö, ühiste hüvede saavutamisele keskendumine, vähemuste ja muude ebasoodsas olukorras olevate rühmade kaasamine, mittediskrimineeriv poliitika, hariduse suurem läbipaistvus ja kaasatus ning pikaajalisele perspektiivile orienteeritus, huvi ökosüsteemide ja bioloogilise mitmekesisuse kui inimese olemasolu ja heaolu kaitse vastu, majanduse mõistmine ökoloogia ühe allsüsteemina, mis tähendab, et majandus peab sobituma looduslike keskkonnatsüklitega ega ületama nende piire. Samamoodi osutavad Setien ja Acosta järgmistele kolmanda sektori tegutsemisvaldkonna põhimõtetele. Esiteks, inimelu ja planeedi väärtustamine.
Teiseks, vabaduse ja demokraatia väärtustamine. Kolmandaks, võrdsuse ja mitmekesisuse väärtustamine. Neljandaks, solidaarsuse ja võrdsuse väärtustamine tootmisel ja jagamisel. Kapital ja need, kes seda haldavad ja toetavad, räägivad meile, et peame tootma rohkem ja vähem ajaga. Sellel pole mingit pistmist inimeste vajadustega. Inimesed ei vaja rohkem autosid, rohkem relvi, rohkem maju, rohkem kiirronge, rohkem lennujaamu. Peame muutma tingimusi nii, et palgatöö ei oleks enam meie elu keskmes. Inimvajaduste seadmine keskmesse ajendab meid paratamatult tootma ainult seda, mis on vajalik ja pidades silmas meid ümbritseva elu alal hoidmist. Sellises süsteemis pole lahendust, kuid meil on alternatiive. Esiteks, heaolu ja elu seadmine keskmesse feministlikust vaatenurgast. Teiseks, vähem materjale ja vähem energiat paremaks elamiseks. Kolmandaks, töökohtade ümbermõtestamine, ümbermõtlemine ja ümberjagamine. Neljandaks, rikkuse radikaalne jaotamine. Viiendaks, individuaalsed ja kollektiivsed muutused üleminekus. Kuuendaks, poliitika lähemale toomine, et see oleks osa lahendusest. Näiteks elamukooperatiivis saavad üürileandja ja üürnik üheks, tööliskooperatiivis tööline ja ülemus üheks ning tarbijate ühistuprojektides on tarbija ja tootja sageli üks ja seesama isik. Kallis tuletab meile meelde, et sügavamale vaadates on olemas palju alternatiive. Ühendused, sotsiaalkeskused, alternatiivsed turud nagu näiteks õiglane kaubandus ja mittetraditsiooniliselt turu toimimise viisid, näiteks vahetuskaubandus, annetused ja nii edasi, vabatahtlikud võrgustikud ja vastastikune hoolitsus. Bordeira rõhutab, et ülemineku võrgustike, ühistute, tarbijarühmade, ökokülade või taasasustatud külade liikumised on vaid mõned näited muutustest nende piiratud ressursside vastutustundlikuma tarbimise suunas, mida oleme hetkel raiskamas. Gibson Graham kujutab antud fakte jäämäena. Nähtaval tipus on rahaturg ja traditsiooniline majandus. Veepinna all on aga kogu see nähtamatu töö, mida teevad naised ja hooldajad, vabatahtlikud, ühistute liikmed ja nii edasi. Gibson Graham viitab, et kui keskendume jääme tipus asuvale turumajandusele, jättes samal ajal selle alla asuvad ja seda toetavad majanduslikud tegurid tähelepanuta, siis sellega me kinnistame ja taastoodame kehtivat majandussüsteemi. Samas toob ta välja vajaduse näha ette võimalikke algatusi globaalse kliimakriisi kontekstis ning teeb ettepaneku ise organiseeruda ja need kohe ellu viia kriisi ennetamiseks. Kuidas on seda võimalik teha? Selleks on palju erinevaid võimalusi, näiteks lihtsamate eluviiside edendamine, suurem kohalik või piirkondlik isemajandamine, kogukondade vahelised koostöö- ja solidaarsusvõrgustikud, vähem asustatud regioonide tähtsustamine, hoolekande kogukondlikustamine kohalikul tasandil ning otsesed ja kogukonnapõhised demokraatlikud süsteemid. Pealegi, nagu märgib Chomsky, ei võta organiseeritud võimusüsteemid, olgu nad riiklikud või erasektoril baseeruvad, piisavalt meetmeid meid ähvardama kriisi lahendamiseks. Kui neid ei survesta aktivism ja kolmanda sektori töö, siis nad seda ei tee ka tulevikus. Suur osa sellest on seotud hariduse ja teadlikkuse tõstmisega meie keskkonna olukorrast ja meie ees seisvate probleemide ulatusest ning nende päritolust. Aktivism ning organisatsioonide ja liikumiste töö võivad omada väga suurt mõju. Poole sajandi vältel on aktivistide pühendumus toonud keskkonnaküsimust poliitilisse päevakorda, ehkki võib-olla mitte piisaval määral, kuid ikkagi järjekindlalt ja oluliselt. Viimased avastused neurobioloogia valdkonnas ning aastaid kestnud uuringud psühholoogia ja pedagoogika alal on näidanud, et inimesed sobivad rohkem koostöö tegemiseks, mitte aga omavaheliseks konkurentsiks. Metauurimused näitavad, et koostöö on konkurentsis tõhusam ning parandab heaolu ja vaimset tervist. Globaalses lõunas tähendab sotsiaal- või solidaarsusmajandus ennekõike selja keeramist igasugusele neokolonialismile ja ekspluateerimisele, mida teostavad tööstusriigid.
Nende puhul tähendab solidaarsusmajandus ka igasuguse kultuurilise imperialismi vormide kõrvale jätmist ressursside otsimisel ning loodusega häälestumise taasväärtustamist. Itaalia sotsiaalse kooperatiivi Solco esindajad on võrrelnud sotsiaal- ehk solidaarsusmajanduse kasvustrateegiat maasikaseemikuga. Kui taim on täiskasvanud, ei lähe ta suuremaks. Seal asemel moodustab see võrseid, uusi taimi, mis omakorda moodustavad võrseid, kuni maasikataimed katavad kogu mäe. Sotsiaalmajanduse algatused ei taha kasvada, vaid mitmekordistada ja levitada oma kogemusi, teadmisi ja meetodeid ning selle tulemusel mitte koondada kogu infrastruktuuri linnadesse, vaid jagada tööd ja teenuseid kõikidesse piirkondadesse, vastates paremini kohaliku elanikkonna vajadustele. Kuna majanduskasvu mootoriks on kapitali kontsentreerumine ning selle sisemine kasumi suurendamise vajadus, siis on aeg vabastada ettevõtted pideva kasvamise survest. Neid peaksid asendama alternatiivsed organisatsioonivormid, nagu näiteks kooperatiivid või fondid, mis saaksid tegutseda vajamata selleks piiramatut kasvu ja varade jagamist. Näiteks Hispaanias pakub Ecologistas en Acción lahendusena meid ootavale kriisile sotsiaalse, feministliku ja ökoloogilise majanduse edendamist, mis keskenduks üldistele hüvedele, mitte rahalise lisaväärtuse kogumisele ning seaks keskmise elu jätkusuutlikkuse protsessid ja tagaks sotsiaalse õigluse. Konkreetsetest ja vajalikest meetmetest pakuvad nad välja. Võtta kasutusele jõukuse jagamise meetmed, sealhulgas ümberjaotav ja ökoloogiline maksustamine, mis soodustab jätkusuutlikke tootmisviise ja tulujaotust. Toetada projekte ja algatusi, mille eesmärgiks on resilientsuse ja kohaliku isemajandamise edendamine, edendada majandusvorme, kus inimesed on autonoomsed ega sõltu palgast. Mõjutada tasustamata hooldustöö jaotust, mis on heteropatriarhaalses kapitalismis paratamatult seotud naiste ja naiselikkusega. Edendada sotsiaalmajanduse ja solidaarsuse kriteeriumide alusel ringmajandust, millel on lühikesed turundusahelad ja mis on suunatud põhivajaduste rahuldamisele. Edendada põhikaupade ja teenuste osutamise lahtikaubastamist, teiste võimalike meetmete hulgas pöörata tagasi erastamisprotsessid ning edendada kogukonna ja avaliku halduse vorme. Rakendada rahasüsteem, milles loodud raha vastab piiratud arvule füüsilistele elementidele, mis ei loo intressi. Toetada täiendavaid majandustegevuse vorme, ajapangad, sotsiaalvaluutad, vahetuskaubandus, tarbijarühmad, tööühistud, eetiline rahandus ja nii edasi, mis põhinevad demokraatlikel, kohalikel ja mittetulunduslikel assotsiatsioonimudelitel, samal ajal piirata globaalse kapitalismi peamiste toimijate tegevust selliste meetmetega, nagu näiteks rahvusvahelisi ettevõtteid ja inimõigusi puudutavad lepingud, rakendada sotsiaalseid ja keskkonnaalaseid klausleid avalikus värbamises, reformida raamatupidamisstandardeid, et need hõlmaksid ökosüsteemi teenuseid, materjalide ja energiatarbimist, keskkonna- ja sotsiaalkulusid, jäätmekäitlust ning sotsiaalhoolekannet. Fernando Prat samuti tuletab meile meelde, et nii sotsiaalmajandus kui ka sõõrikumajandus võimaldavad üleminekut isemajandavale majandusmudelile ka riigi põhilistes sektorites. Tegelikkuses mitmed sõõrikumajanduse põhimõtetel tegutsevad algatused juba õitsevad ja on õitsenud majanduskriisist alates. Nende hulka kuuluvad tema sõnul tootja-tarbijate ühistud, hooldusühistud, finantsühistud, eetilised pangad ja nii edasi. Seega on sotsiaalmajandus juba edendamas muutusi antud suunas. Antud protsessi saaks soodustada erinevate majanduslike toimijate kokkutoomine. Kohtari rõhutab, et elamumajandus ja urbanism, alternatiivsed rahandussüsteemid, agroökoloogia ja toidusüsteemid, kliimaõiglus, haridus või transport on nende teemavaldkondade hulgas, mida sõõrikumajandus võiks ühendada. See on võrgustik ja võrgustik, mis ei piirdu ühe konkreetse probleemiga. Seistes silmitsi globaliseerumise, ökoloogilise radikaliseerumise ja ühe kiireneva kliimamuutusega võib tunduda lihtsam ette kujutada maailma lõppu kui kasvu lõppu. Samas võime olla ka mida Itaalia filosoof Antonio Gramsci kutsus interregnumiks, kus vana status quo on suremas ja uus pole veel sündinud.
Sotsiaalsed liikumised on muutmas oma struktuure, tavasid ja kultuuri sõnumit. Mis on selle põhjus? Käesoleval ajal on tekkimas niinimetatud üleminekudiskursused, mis oma mitmekesisuse ja intensiivsuse tõttu on muutumas tõeliseks üleminekuuuringute valdkonnaks. Huvitaval kombel selle eestvedajateks pole mitte ainult akadeemikud, vaid enamus neist tuleb sotsiaalsetest liikumistest ja mittetulundusühingutest. Samuti näeme ka transformatiivse majanduse sündi. Ühisvara, vähemuste, agroökoloogia ja kooperatiivsuse ümber tekivad uued majandusmudelid ja tavad, mille eesmärgiks on olemasoleva majandussüsteemi muutmine. Praktiline harjutus. Mõtlemismüts. Juhised. Mõtlemismüts on metafoor, mis esindab erinevat tüüpi isiksusi ja arvamusi, millega me meeskonnatöös kokku puutume. Selles rollimängus esindavad erinevad isiksuse tüübid erinevaid värvimütse. Jagage osalejad rühmadesse ja andke neile värviline kaart ehk müts, mida nad saavad hoida enda ees, et teised seda näeksid. Mütsid võivad olla järgmised. Oranž müts, informatiivne, esindab probleemi kohta teadaolevaid fakte ja informatsiooni, milline teave on saadaval ja milliseid fakte tuleb arvesse võtta. Kollane müts, konstruktiivne, esindab optimistlikku mõtlemist ja probleemile lahenduse otsimist. Millised on lahenduse eelised ja miks me usume, et see on saavutatav? Must müts, ettevaatlik, kujundab endast ettevaatlikku ja kaitsvat mõtlemist. Millised on võimalikud riskid, mis võib valesti minna? Punane müts, intuitiivne, esindab erinevaid emotsioone ja emotsioonides lähtuvaid reaktsioone. Kuidas te sellesse olukorda või probleemi või lahendusse suhtute? Roheline müts, loominguline, analüüsib võimalikke ettepanekuid loomingulisest vaatenurgast. Sinine müts, juht, peab läbirääkimisi erinevate mudelite vahel ja juhib arutelu, rõhutab vastutust õigel ajal leitud ühise lahenduse eest ning hoolitseb grupi eest. Kui kaardid on jagatud, on osalejatel või juhtidel endil ehk sinised mütsid 1 minut aega, et leida üks teema, mis on seotud keskkonna, sotsiaal- või majandusprobleemiga, mis neid huvitab või paneb muretsema. Samal ajal on ülejäänud osalejatel aega omavahel ja teiste juhendajatega vestelda, et oma rollidest ja ülesannetest õigesti aru saada. Seejärel selgitavad juhid ja läbiviijad ülejäänud rühmale teemat. Rühmadel on piiratud aega, et arutada teemat neile antud rolli vaatenurga ehk mütsi värvi kaudu. Lõpus esitatakse järeldused. Osalejatelt küsitakse, kuidas nad oma rolli suhtusid ja millist rolli nad endale kõige rohkem sooviksid. Pole välistatud ka mütsi vahetus. Rõhutame, et erinevad inimesed mõistavad ja tegelevad probleemsete küsimustega erinevalt ehk kannavad erinevaid värvimütse ning et oluline on üksteist mõista ja austada, harjutada aktiivset kuulamist ning püüda jõuda üksmeelele.